Tšau kõigile, täna jälle Merka siin ja ma olen siis kahe vahva inimesega. On Mari-Leen, Mari-Mell ja siis on Meelis, on nagu Mell. Ja täna me oleme siin ja asi on selles siis, et meil on ju jõulupühad ja jõuludel on siis nagu andmisrõõm ja saamisrõõm ja siis me omavahel planeerisime, et me vahetame kingitusi. Ja, tegelikult eelmine aasta sa tegid ka ju seda, aga siis sa tegid Dianaga. Ja, tegime suhteliselt sarnase asja. Et meie oleme sinu kingid avanud, mis olid, ma ei ütle midagi, mis nad olid. Ja seda näete meie kanalist. Ja, ma panen siia lingi üles, et saate vaadata seda meie video siis esimest osa, kui mina tegin oma poolt kingid siis teile. Et ühesõnaga, ma vist panin veits puusime ja ma vist ei saanud aru, mis me kokku leppisime. See rasena pea ei ole. Ma sain nagu aru vaata, et sa ütlesid, et et teeme nagu, et alad nagu oleks nagu kõigil on ju, siis ma ikka tegin nagu vaata Robule ja ükskõik ju. Naesnega lihtsalt. Meil on veits nagu teine teema. Nii äge. See on Robule. Aga sina lihtsalt saad avada vaata kõik need pakid. Nii äge. Ja meil oli siis see teema, et me ei osta midagi, vaid taas kasutame kodus olevaid asju. Ja, selles me leppisime kokku. Ja, et poodi eraldi shoppama spendima ei lähe. Et taaskasutus on üle kõige ikkagi. Mis need asjad kodus ikka seisavad, on jah? Just. Mis meil? Meil on kukutsuku. Vot siuke siis va. Oi! See on siis, ühesõnaga, kui me oleme su videosid vaadanud, et siis te käite väga palju nagu, ma ei saa öelda väljas, aga selles mõttes väljas, et kellegi emade, isade juures Saaremaal käisite nüüd, eks ole. Et siis lapsel on alati soe. Nii armas. Et me küll mõõta täpselt. Tegelikult sellega oli see, ma vaatasin just mõõtet, on väga okei. Ma ostsin selle Hedonile nagu Halloweeniks, aga see oli lihtsalt nii äge, et ma pidin ostma, aga ma nägin, et see on talle väike vaata, nii et seda üks kord käinud, kui ta käis meil maja peal pommi küsimas ja siis ma mõtlesin, et mis ta ikka kodus meil seisab. See on nagu see, Robule täiega sobiks, ma arvan. Et tegelikult vaja ei ole, aga see on nii armas, et ma pean ostma, nii armas täiega ja see on talvel ülihea nagu soe ka. Ja ta nagu mõistaks mind, et kingite Rovenile asju, seepärast ma ei osta talle üldse tegelikult palju riideid. Kasvab nii ruttu välja ju. Jaa, ta kasvab ja selles suhtes nagu nii praegu on talv ja kombekas peale. Hedon on meil ikkagi selles suhtes ka kõige vaesem. Ja selles suhtes, ja Roven on ka tegelikult nagu Hedonit nii-öelda influentsinud juba, ehk siis teil on kodus, mille pealt Roven sööb see öökulli taldrik äkki või? Jah, rebasega. Nii, ja seal ühesõnaga mingis videos ma mäletan, kus see oli, mis toits. Ta on nagu eraldi nagu pandud. Ja nüüd Hedon on mingi, ma tahan ka serveri nagu Robul. Issand, kui nunn. Ja siis ma pean talle tegema nagu eraldi taldrikus need partsud vaata. Ja siis me olime mingi, äkki tahad seda taldrikut ka, siis mingi, jaa. Aga seda ei ole. Ma oleks pidanud siis tooma kinkima. Nii, ja siis on seal üks kingitus veel. See on nüüd siis selline... See on Hedoni jaoks oli mingi megahitt. Nagu saad joonistada pliiatsiga, siis siit tulevad need magnetid nagu välja. Kui sa joonistad. Ja see on, ma julgen öelda, et see on ka sulle endale. Kuule, ma ise vaatan juba, et see on nagu endal jumala põnev. Mul oligi Robule uusi mänguasju. No vaata, saad kohe jõulukingisid. Sa pead talle näitamagi. Roven, sa ei ole seda kingitust näinud parem. Vaata, jumala äge selline. Ja siin tulevad sellised magnetid. Ja see on tegelikult täiega rahustav. Ma ei saa öelda, et rahustav ühel ongi. Sa teed selle pliiatsiga mingi nokitsed ja... Ja need ei tule siit välja, need on lihtsalt siin taga. Nad on siin sees ja siis vaata see pliiatsi ots on nagu magnetiga, siis tema tõmbab neid välja, kui see kirjutab. Ülilahe. Aitäh. Väga kihvt. See ei ole nüüd sulle, vaid see on Kasparile. Aga ma ei imesta, kui sa siit midagi endale võtad. Okei. Ma kohe ütlen, kas Kaspar võib sellest siis huvi tunda või mitte, seepärast tavaliselt ta ei taha mitte midagi ega kasuta mitte midagi. Siis sa saad siit endale hästi palju. Siis sa saad selle treenerile kinkida. Jaanile või? Jaa. See mingi. See, ma mäletan seda smuuti videot. Jaa. Et sa saad talle. Okei, vaatan kohe, mis siin on. Kohe annan oma arvamuse, sest nii unnud pakitud. Siin on ka siuke jõululipsuke, tead.
see on mingi selline advendiboks, on ju? Just. Kuule, aga ma tahaksin kõik asjad siin lahti ju teha kohe. Mis mõttes Kaspari? See on siis meeste advendikalender. Oota, see käib vaata niimoodi. Tada! Äge! 20. Siin on nii palju kingitusi. Seal on paar tükki lahti tehtud, me tegime video, aga me pidime ikkagi taas kasutama asju. Ikka. Et unboxing video näevata, siin on üks on lahti, et võid selle siit juba. Ja, ma näitangi. Oh, kui äge. Kuule, seda mul oligi vaja. Ei, oota, mul on... Sul või kellel? Ei, see on see näokreem. Ma kohe näitan. Siin tuli näokreem välja, aga mul on just seda rulldeodoranti oleks vaja. Ei tea, kas siin on see sees või? Ei tea. Päriselt. Ei tea. Kuule, jumal äge. See näokreemi, seda ma küll kasutan ise. Iseenesest jah, nagu... Mis mõttes Kasparile? See on meeste oma siiski. Vaata, mis siin veel on. Siin on kamm ka kaasas. Oh, mulle. Näe, ongi. Deodorant. Kuule, vaata, siin on käärid. Rovule kindlasti meeldivad need. See on nüüd teeb kõik lahti, jah? Kuule, jumal äge on see ju. Ja kusjuures... Nii palju siis sellest, et neid saaks esimesel avama hakata. Tead, tegelikult Kasparile need meeldivad. Ma saan sellega tal nina karvu lõigata. Ahaa, tümmer ja... Üliraske on üldse meeste kalendreid Eesti kaubandusvõrgust leida. Ja ma olin ise väga positiivselt üllatunud. See on... Mingi... Sul on see raudselt ju? Minul? Naistel on ju tavaliselt. See on niimoodi, et sa lased selle... See on konjak, sponge või mingi asi. Mul ei ole, mul on tavaline see nuustik. Sealt säästukast mingi 60 senti. Jumala hea. Säästukast muideks pole enam juba aastaid. See on tõesti vana. Okei, kuubist. Okei, igastahes siin on väga lahedaid asju, mida mina saan kasutada väga palju. Oluline on see, et sa keegi kasutad. Ja ilmselt Jaan, sina saad ka siit asju endale. Sa lihtsalt ei tea veel, et jõulupakist leiad midagi. Jah, jõulupakist näed. See on nagu nüüd konkreetselt sulle. See on nüüd sulle. Ja selle peale Meelis ütles, et ma olin mingi, ma ei tea, kas see on nagu päris õige kindlaks. Come on, mekka on õige trenni võnt. Jaa, see on õige trenni piht, et see on sulle täpselt minu silmis on nagu workout girl. Okei. Nii armas siuke. See on umbes nagu need hanklid mulle vaata. Ja. Ei tead, et ma käin küll trennis. Jaa, no me teame, sa tegid seda kava ja mingid nagu lapsed. Jaa. See on nii veider, vaata, et nagu ma tean kõik, ma tean kõik, kes või elust, vaata, lihtsalt olen videosid. See oli see, vaata, sa tegid seal, siis mingi, kust sa tead mingi. No ma vaatan su videosid, #stalker. See on nii äge tegelikult. Nii, okei, mis siin siis on? Kas mul läheb seda siis vaja? Ma ei tea, kas sul läheb seda vaja. No Jaanil ei lähe seda vaja, aga Kasparil ka mitte. See on ainult naistele. See on vaagnapõhjalihaste treenimiseks mõeldud seadeldis. See on nagu kodune trenn, on ju? Jah. Saad teha endale äpis, luua ise mingeid neid. Ongi nii või? See on mingi ulme fancy, ma räägin hea, et see süüa sulle ei tee. Aga seal ka saab äkki nagu piima mahustada, vaata ka märki. Ei, see nagu päris seda ei ole, aga jah, see on selline... Sa võid proovida, tee video palun, kas sellega saab piima mahustada. Ma võin proovida. Ilmselt mingid instruktsioonid, asjad on... See tugevdab siis lihaseid, arendab muskleid. Teatud piirkonna lihaseid siis. Seljalihaseid sellega ei treeni. Väga põnev. Aga päris MyFitness sisse ma sellega vist ei lähe. Ei, jah, jällegi... Tegelikult sa vist võid sellega minna iseenesest. Ma ei tea, kuidas sa ennast tunned. Kaks trenni samal ajal vaata. Jah, nagu hoiad seda ka kinni seal all. Kuskile taha nurka on ju igaks juhuks. Meil oli siis kodukingitus, mis me mõtlesime, et oleks nagu tervele perele. Siis me läksime Meelisega vaidlema. Sest Meelis arvas, et võiks nagu olla ühte ja siiani. Oota, sina panid selle kokku, nii et ei tea või? Ei, me nagu... See on mega naljakas, sest ta ei tahtnud, ta ütles, et seda kindlalt ei kingi ja ta tõi teise kingi, aga ma pakisin need kõik ära. Ahva! Mis asja? Täis ahva. Ta oli mingi, ei,
seda ei kingi nagu onju, see mingi on meil nii kaua kodus seisnud, ma ütlesin, aga sellepärast me pidimegi seda kingima, et see seisab. See lihtsalt seisis, aga kuna see oli pakendist lahti võetud, siis minu jaoks oli see kaotanud oma esteetilise väljumuse. See oli nagu kasutatud asi, vaata. No nagu minu jaoks oli see kasutatud, see no lihtsalt jaa, seisis. ta seisiski, sellest ei ole teil mingit kasu ja äkki mul Ta oli selle ma tumba arvan, see. mul millegipärast ma nagu kuskilt mingist videost mäletan, et sa oled öeldud, sulle meeldivad need asjad. Huvitav. Interesting. Jah. Very interesting. Ja see oli see relline nagu Ameerika filmis. See on kerge nagu või? Ma isegi mäletan, mis... See on nagu see kasutatud hommikumantel, vaata, et seis. Oi, ju. Kas see on pleed või? Jah, see on... Siin on veel üks asi. See on sulle. See on siuke, vaata, et nagu jõuluõhtul, kui sul on külm, vaata, siis tead on hea soe ikka pikutada. See on täitsa, see on nüüd uus. See on tutik. See on uus, jah. Lihtsalt mina ei tarbi seda. Aga sa oled ju trennihunt, siis äkki sa tarbid sääriseid. Ja kusjuures jumala äge, mul on ühed kummikud ja need on kummiku sisse nagu üliägedad panna. Nagu niimoodi. Merino vill, polnud jah, väga. just, midagi siukest. Jumala äge. Ja siis on, see ei pea lahti tegema, siis on nagu... lahe see silt on. Vaadake, Marimelliga siuke logo ja puha. Selle me saime kingiks. Jaa, me kusjuures võtsime enda teibiga tellida varsti nagu Marimelli teibi. Me saadame nii palju pakke, et siis... Ossagi suur. Ma pesin ära selle ja kuivatasin ära. Jaa, väga hea rühme. Kuigi see seisis. Oota, ma ei saa nagu, see on nagu nii suur. Jah, see ongi nagu... See ongi nagu, vaata, tervele perele saate kõik siia alla peitu minna ja telekat vaadata. Nii äge ju. See on isegi voodi peal üliarmas ja mul on hästi suur diivan, mida Rovenile meeldib kogu aeg lõkastada. Aga palun näe. Palun näe, sinna see sobib. Väga ilus. Jumal äge värv on ka. Jah, tõesti. See lihtsalt seis. See on jumal äge, kink mulle täiega meeldib. See oli meil tumba sees nagu seisis ja see lihtsalt seisis ja siis Leenar mingi see, ma mingi ei. Ja siin see on. Ehk siis palun. Nagu leian jõulud on ja siis jõulutäht must have. Ilma selleta ei saa. Kusjuures mulle väga meeldivad need jõulutähed ja nüüd ma ei peagi endale ise seda ostma. Seega aitäh. Need on üli saab toota pilte teha, vaata. Trevi lahti ja... See on nagu kodus. Koju. See on ikka jõulukink. Jõulukink. Okei. Oi, punane. Mul on kodus suht kõik punane jõulutähed. Jaa. Mul on köök punane ja seega ma läksin eelmine aasta jumala hulluks, võtsin ka kõik punased jõuluehted ja kõik linikud, seega see läheb teemasse ja mul ei ole üldse jõuluehteid kusjuures kodus. Ja Shishi on öeldega meie, ma võiks öelda, kõige lemmikum meil kõik jõuluehted on Shishist päris. Et nagu, on kohe teine vaib on seal. No see on, ma ei tea, kas sa tead Shishi brändi või? Shishi bränd on, seda müüakse Home for You äkki või? Aga no ühesõnaga see on tegelikult nagu Eesti bränd on ju, aga nad on nagu mega, nad teevad mingi Pariisi kaubamajasid ja värke nagu dekoreerivad. Nende kuused on lihtsalt. Ja need jõuluehted on nagu muidu mega kallid, ma arvan, et see mingi set võiks maksta, ma ei tea, kui palju muidu? 30. Ei, ma arvan, üks kuul maksab mingi 30. No mega kallid, aga meie käime outletis, kus me nagu iga aasta ostame nagu eelmise hooaja Eestis kuskil või? Jah, eelmise hooaja nagu trende ja siis nad on mega odavad. Jumal äge, see sobib üli hästi ja ma nagunii oleks tahtnud endale shoppata uusi asju, seega need lähevad mu kuuse peale. Kuidas Rovenil, oota, ta sündis eelmine aasta millal ta sünnipäev jah oli? Juulis, ehk siis ta on ühed jõulud nii-öelda juba... Ja 5 kuusena tal olid esimesed. Aga siis nagu oli okei, ei näppinud midagi? Siis ta nagu ei roomanud veel. Ta nagu jõudis kuuse alla, aga sealt edasi ta nagu ei jõudnud ülesse. Väga hea. Redon näiteks oli aastane vaata ja ta tõmbas reaalselt. Terve kuuse tõmbas peale. No aastaselt praegu Roven vist ilmselt ka tõmbaks. Aga see on vajalik, ma ütlen talle, see on vajalik, sest pärast seda ta... Never.
tal on juba ükskõik nagu, mis seal kuuse peal on. korjasime kilogrammi kokku ja panime kuuse uuesti püsti ja enam pärast seda ta ei näppinud. No siis ma tean arvestada, sest ma tahaks ka ikka kuuse panna. Sellepärast ikka kuus käib ta ju panemata. Enne saab laps viga, aga kuusk tuleb üles. Aasta vanemad. Jumala ja ma ei tea, me oleme ka nagu hästi mingi jõuluinimesed selles suhtes, et iga kell enne kuus, kui laps näeb. Aasta vanemad. Siin on veel siis üks pakikene meil. Ja see on sama sarnane, jah? Jaa. 4 on nagu kuuse peal. 4 on nats vähe. Ja siis nagu jõulu see kuusk saab eest ilusti kaunistatud, vaata. Peas, et eest on ilus. Ei, tead, seda viga ära ka tee, et sa eest paned. Mul oli kuusk oli nurgas, vaata. Ja siis ma panin ettepoole räigelt palju. Ta vajub sul. Ja nüüd on siis, nagu ma aru sain, üks jäänud. Ja see on 6. kingitus. Sellega on selline asi, et me saime selle põhimõtteliselt kätte teel siia. See on mingi mega uus toode. See pole isegi nuusutanud, ütleme nii. See on, ühesõnaga, tee lahti, siis sa saad aru, mis siin on. Sest me just saime selle isegi kätte. Me oleme tegelenud selle arendamisega mõned kuud. Kas see on teie tehtud nagu või? No see on nagu... No peaaegu. Peaaegu, jah. No see on peaaegu nagu see käsitööring, aga lihtsalt see ei ole meile tehtud. Kas see läheb nagu teil müüki või? No vaata. Jah, kott ei ole see. Kott on lihtsalt... Jõulukarda teete või? Ei tee. Selle saab ilusti sallimist panna. Ossa! Piparkoogiga. Kas te olete nagu siis Krõbekoori ja Marimel ja Bonmerite esitlevad selline piparkoogi? See on meie esimene toode või kuidas seda nimetatakse siis? Issand, kui lahe ju. Palju õnne. Ja, sest meil oli ainult mingi prototüüp vaata kodus, mis oli nagu mingi test. Lõhnub nagu jõul või? On küll piparkook. On küll. See on nii vegan, et sa võid selle näpuga nagu... Jah, tegelikult peaks ta olema nagu nii vegan ja looduslik. Tundub küll, on jah. Ilusalt on seal suhkur ja mingi nelk ja... Ja 100% vegan, vaata. Sa oled kõige esimene, kes selle saab endale. Jah. Ära seda igaks juhuks nagu söö, vaata. Ei, tegelikult see on ikkagi koor. Ei, aga siin tundub jumala okei süüa. Sest see vaata vaarika koori on ka ju, reaalselt vaarika tükid on ju seal sees ja... Ja, aga see ei tundu üldse, nagu keemiat ei tundu üldse olevat ega midagi. Ei, seal ei olegi. Ja kus seda siis osta saab? Bonmerite.eu Marimeli koodigas -20. No näete. Nii, et saate jõuluks osta. Et nüüd on see, läheb koju, proovid, kuidas on, kas lõhn on nagu piparkook. Ja tuled välja nagu ahjust või. Ja mulle hullult meeldivad igast need koorijad, need on nii ägedad minu arust. Ma kogu aeg kasutan, mul on praegu mingi kohvikoorija praegu. Ja ma tean, kui äge on tegelikult selliseid koostöid teha, mis on nagu sinu nagu ka loodud. See on nagu teine tunne ikkagi. Nagu välismaal peaaegu. Nii ägedad kingitused olid, et kindlasti vaja läheb jõuluehteid. See pleed on jumala äge, mulle ikka meeldib see pleed. See on jumala lahe pleed. Ja pluss nüüd me saime kodus oma asjadest lahti. Ja jälle kergem olla. Nüüd on see hetk, et nüüd saab uusi koosteid vastu võtta, sest kodu on tühi. Nüüd on ruumi. Nii et andke tulla on ju koostööd siit. Me oleme siin nagu ootame. Ja meie ei oota. Meil on beebi tulemas. Ma võin võtta uueks aastaks. Jõuluks ma enam ei jõua. Aga Merkale võite julgelt saata. Ja ma panen siis Marimeli ja Meelise siis YouTube'i siia alla, kusjuures neil on YouTube, halloo. Ja nagu te saite aru, siis esimene osa on siis nende kanalil, saate vaadata üle. Nii äge oli teiega siin olla. Ja esimest korda kohtusime ka. Kuigi me ekraani vahendusel oleme näinud. Nii teistmoodi kuidagi, et... Kuidas sul on, et kas me oleme... Te olete nii ägedad. Oleme normaalsed. Jaa, te olete normaalsed. Nii äge. Kõige suurem kompliment, et kui me vahest oma kommentaare loeme. Ainuke asi, mida sa ei saa praegu öelda tavaliselt, mida mulle öeldakse, kui inimesed näevad mind päriselus, et issand, sa oled päriselt nagu nii väike. No okei, seda praegu ei saa. Sellest mina olen ka suhteliselt väike ikkagi, väikest kasvõt. See tundub normaalne mulle. Jah, aitäh. Teine kordki, võib täna tere öelda, eks ole? Jaa, teine kord lepitame.
jah, kaugelt. Me Tartus tegelikult ei käi üldse, me käime üliharva, aga äkki seal nüüd tuleb põhjus, et lähme külla. Jaa, muidugi. Võtke Heido on ka, sa mõtled, et saab seda rogu taldrikut vaadata lähemalt. Peaks tegema veel mingi kollab ja kutsume Jaani ka. Kuule, Jaan on ülipulj vend. No seda ma mõtlen, ta tundus. Talle kindlasti meeldib. Jaan, tule lagedale mingi laheda ideega ja teeme ära. Kusjuures Jaan kogu aeg on tahtnud endale YouTube'i kanalit teha ja ta kunagi ei tee ja mul on sellest nii kahju, sest ta on jumala äge vend. No võt, ma teen talle väikse koolituse ka. Kuidas see asi tegelikult käib. Mingi YouTuberi, kuidas olla YouTuber. Ma käin koolides tegelikult. Muidu seda võiks Merka teha. Jah, ma tegelikult käin koolides rääkimas. I have no idea. Tagasi kooliprogrammis käin rääkimas lastele, et kuidas siis saada nagu YouTuberiks, kuidas Instagramiga raha teenida, mis see taust tegelikult on. Et see kõik näeb välja nagu nii glamuurne ja nii äge, aga tegelikult see on töö ja vaev, et miks sa pead oskama, et sa pead oskama programmeerida seda videotöötust, eks ole. Sa pead kirjutamist oskama, sa pead oskama matemaatikat, et küsida koostööde eest raha. Et nagu, sa pead väga paljusid asju oskama, et see kõik ei ole nii kergeks. Ma toon noored maa peale natukene. See on jumala äge asi tegelikult. Jah, kui ma YouTube'i alustasin, on ju, et põhiline oligi see, et mul hullult meeldis neid kokku editida neid videosid üldse. Et nagu see pakkus mulle algul huvi, et see, et ma nagu ennast nagu kaamera taga filmidin, et see mulle ei meeldinud, aga mulle meeldis seda videot kokku panna. Pärastine protsess on ju. Sellepärast mulle meeldibki nagu editida ja neid klippe välja lõigata, nagu siukest midagi ägedat teha. Võiks panna ühe nagu siukse video, et sa üldse ei editi? Iseendast. Mul tavaliselt on videod mingi tund aega pikad. Mis ta räägib nüüd palju? Kusjuures ongi mingi... Ma ei räägi, aga ma reaalselt nagu askeldan ühest kohast teise, siis kaamera lülitub vahepeal välja, vaata, siis ootad 15 minutit, on ja siis on vaja, ma ei tea, mis asju samal ajal teha. Suured tänud, et vaatasite seda videot ja subscribe'ige siis Mari-Melli ja Meelise Instagram, YouTube'i ja siis kohtume järgmisel korral ja tšau! Tšau! Nüüd laseme kõik kõhud välja. Ja.